Tällä hetkellä me asumme kaiken vanhemman vanhauskollisten rukoushuoneen vieressä. Se on Virossa on se kaiken vanhempi. Mitä täällä nyt on? He will first talk about little about this place history and then we will go into the church. Later you can see exhibition about icons 62 years old. And the oldest one is here is mostly нашу девушку в храм, фестиваль. Elämän säännöt. Ainut ne, kes on enää nagu teinud selle Во, ну-ка сколько? 200. В сентябре будет это показывать. 3. Снимает. Да, из такой рамы. Нет, здесь рамы. Vähän niinku, mitte Põltsamaa suunnal, aga Tallinna suunnal. Vana Piidemaa, joku 15 kilometriä Jokevalta. Pohjoisempään. Ei saa. Ei tätä Valehtan jos sanon, että... Здесь может снизить.
see, mis siit räbu seest on leitakse suhteliselt segikiht. Metalli ja... Ütleme niimoodi, et mulla teada siin praktikas sai neid auke tehtud ja neid kiidel. These are arrowheads. Kuule, syö hästi ilmekalt. Hästi ilmekalt pead sööma nüüd. Tuulega viis ära juba. Ei olnudki vahakoju. Tuulega viis ära. Mida tähendab Jõgeva treff Jõgeva vallale? No kõige rohkem ta tähendab suurt üritust augusti alguses ja nüüd on ta siis juba Kuremaal olnud järjepanu 6. aasta, jah.
teistpidi ta tähendab ka meil mingil määral investeerimisvajaduse, sest kui meil tuleb ikkagi ühe korraga nii palju inimesi erinevatest maadest, siis ikka teed kodu ennem korda ja nii ka meie. Usun, et need vanad olijad, kes on siin juba nüüd igal aastal käinud, märkavad neid muudatusi, mida me siis oleme püüdnud muidugi ka oma inimestele, aga kindlasti ka oma külalistele siis seal nende kaunima looduse ja puhtama järveranna ja mugavamate ujule või pesemistingimustega, mis iganes. Mis on just võib-olla sellel aastal nüüd teisiti kui eelmisel hooaegadel? Oi, ma ei oska nüüd öelda, mis teisiti võib-olla on, et pigem ma arvan, et muidugi see aasta on erakordselt soe suvi ja tervevesi kindlasti on hea soe ja eelkõige ongi see võib-olla muudatus kõige rohkem seal järverannas, et meil oli küll lootus valmis saada ka rannahoone, mida me küll nüüd paraku ei jõudnud selleks ajaks, aga ikkagi see sild, mis nüüd viib otse järve ja muudab selles mõttes nagu ujumise natuke paremaks. Ja korralduslikult pooled võib-olla korraldajad ise oskavad öelda, mis nagu see aasta nagu sellest nagu erineb, aga park on ikka endine ja muru niidetud ja taevas on selge ja sinine. Ja mis on nagu selle valla prioriteedid? Eks me muidugi üritame mingil määral ikkagi sellele turismile või ütleme selle uuele majandusharule, mida ju nagu kõik rõhutavad. Mida ma ka kunagi olen, kui me tegime intervjuud Laiusemäe, et ta võiks nagu rõhutada, rõhku panna. Aga täna, kui nüüd rääkida vallaelust, siis ütleme, siin mõned nädalad tagasi läks käima mitte kaugel Vaimasteres võimleehitus, võib öelda, et me investeerime siis haridusse. Ja eelkõige jah, ütleme ka teede korrashoitus on lihtsalt paratamatust, infrastruktuurivõrgud peavad korras olema, teistpidi lihtsalt ei ole võimalik inimestel elada kättesaadavaks saada muid teenuseid ja see mingil määral loodame, et soosib ka tegelikult ettevõtluse arengut. Need asju on nii palju, et need ei oskagi kõike siin antud hetkel kaameras üles lugeda, aga üks niisugune selle aasta kõige suurem prioriteet ja soov, ütleme, probleemil lahend ongi sama Puremaa. Eelkõige on temal siis tehnikumi ja tehnikumist tulenevate probleemidega. Ja mis on üldse sellel suvel peale Jõgeva treffi veel siin, mis nagu toimub või on Jõgeva treff see kõige suurem üritus? No ma arvan, et rahva arvu poolest, kus nüüd korra käib läbi, vist on küll jah Jõgeva treff, kuigi nüüd mõned nädalad tagasi siin juuli alguses või keskpaigas oli meil Laiuse lossi varemetes. See aasta oli ta siis mustlasromantika päev. Et ma kujutan ette, et ka seal käis tegelikult selle pika päeva jooksul päris palju rahvast läbi. Et see oli nagu sellist 2 suuremat kandvamat üritust sellel suvel nagu ongi. Aga ka siin samas Paduveres siin Tiitlaine, kes on nagu selle platsi ja nende hoonete omanik, siis tema siin korraldab sellel aastal siis valmistab ka siin uus laululava ja ta siin pidas päris korraliku jaanitule ja homme saab siin toimuma siis üks näitemäng, kus siis Draamateatri näitajad minu teada tulevad ühte etendust andma, nii et eks neid üritusi meil on, aga Eestimaa on väike ja kõik tahavad üritusi korraldada, nii et kõigil ei jagu rahvast, et peame ka mingil määral sellega arvestama. Ja mis plaanid on Laiuse lossi varemetega? No te tulite sealt, nägite seal nagu noored inimesed peaksid praegu maa seest tuhnima ja otsivad seal siis arheoloogilisi leidu, kui nad neid leiavad. Eelkõige muidugi ikkagi mingil määral siis saada või tähendab konserveerida need müürid, et nad oleksid ohutud, et iga inimene, kes saaks seal siis seda ilu minna nautima, et siis tal ei juhtuks midagi seal pähe kukkumas. Aga eelkõige muidugi tänu Muinsuskaitse Inspektsioonile, kes siis rahastab neid ettevõtmisi seal just nende rossimüüride konserveerimise osas.
ja perspektiivis sinna vahitorni, mis on siis nagu kõige rohkem säilinud selle müüride osas, et sinna peaks tulema siis keskele kergkepp ja kunagi ka mingi vaateplatvorm. Aga järk-järgult iga aastaga seal viskub ja nii, et ükskord, ma usun, et kuskil 3-4 aasta pärast on siis ka sellist juba märgatavamat tulemust seal näha. Aga täna on ta lihtsalt ilus koht möödasõitjatele ja pakub silma ei. Aitäh! Olge head! Pikkune aal. Hän kutsui meitä katsomaan. Mikä on tämä syy, mikä pitää sinut niinku pyörällä? Pyörällä? No, se on jännä ajella täällä pitkin ja katsella maisemia. Ja täällä on hienot maisemat. Milloin oli, kun olit pyörällä jossakin ajelemassa? Siitä on joku 20 vuotta ainakin aikaa, kun eka kerran jossakin tuolla Suomessa, Keski-Suomessa. Ja mikä on ollut nyt tämmöinen pitempi matka tai mihin on nyt menty pyörällä? No varmaan tää Viro-reissu on nyt ensimmäinen pitempi reissu. Suomessa on ajettu pitkin. Ja miltä tämä vaikuttaa nyt tämä päivä nyt kyllä tapahtuman vasta alussa? No, tää on tosi hieno paikka kyllä. Todella hieno paikka. Vertaa Suomeen, niin tää on melkein voisi sanoa hienompi kuin Suomessa. Ja kuinka paljon sä vietät yleensä pyörällä vuotesta? No, ei paljon. Ei, aika vähän, ettei kerkiä, kun työ on semmoinen. Kesällä täytyy tehdä töitä. Kiitos.
No, ole. Что вот самое главное, почему вы нравится вот кататься на мотоцикле, как-то ты первый раз вот? Ну, это чувство свободы дает, хотя бы временное, но дает отдохнуть и расслабиться после работы. И просто есть силы после этого катания на мотоцикле дальше продолжать жизнь в том же темпе, в городских условиях. А как много и какие города, где вы были вот такие самые далекие? Я здесь первый раз, я нигде больше не знаю. А нравится здесь? Очень нравится. А вот так много народу, так интересно, здесь все такие разные мотоциклы. Конечно, я хожу, обмениваюсь опытом, рассматриваю другие мотоциклы. Я сам занимаюсь изготовлением мотоциклов, смотрю, как что у кого сделано, и пытаюсь свое сделать так же, повторить. Такое чудо, как можно сказать. А откуда вы вот купили или откуда вот у вас этот цикл? Сами сделали. Сам остановил. Покупаешь разок. Покупаешь мотоцикл, который не ездит, на каком-нибудь старом хуторе. Читаешь литературу и пытаешься восстановить, как он был, есть. И вот на этом старом чуде ездишь. Просто приятно для души. Это такое серьезное хобби сейчас. Да, это серьезное мое увлечение. И многие молодые люди этим увлекаются здесь, как вы посмотрите. Спасибо и всего хорошего. Спасибо, до свидания. До свидания. Tädi Kait, tule eest ära! Pürstu, kui tädi Kait, rahu! Tule ära see ilus! Mul on midagi siin! Lasta mõtetel nagu tagasi poole minna, mis on esimene asi, mis tuleb meelde seoses selle Jõgeva treffiga? No kindlasti tuleb meelde ranna 1992, siis kui oli esimene kokkutulek ja oli 37 eestlast ja olid esimesed Eesti kroonid ja need rahatähed olid kokku kleepunud, nii et üks soomlane andis raha
kassapidaja raputas neid natukene ja andis sama palju raha tagasi ja see soomlane tegi suured silmad ja ütles, et kas see kokkutulek on ilma rahata, sest seal oli lihtsalt nii palju kokku kleepunud rahatähti. See ja muidugi see mõte tähendab, miks me hakkasime seda tegema, sest ümber maailma samasuguseid kokkutulekuid tehti ammu juba kümneid ja kümneid aastaid, nii et meie nagu tahtsime nagu samamoodi minna oma motoristidega ja ma usun, et see nüüd 10 aasta pärast tundub, et on õnnestunud. Igal ratturil on selline oma ratas ja siis oma selline idee, mis seda hoiab selle juures, et võib-olla selline oma selline inglased selline põhjus, et mis on nagu jäänud ja mis jääb ja mis hoiab ikkagi ja hoiab just seda üritust võib-olla nagu korraldama. No mootorrattureid on, üldiselt me ütleme niimoodi, et me sõidame kõik 2 rattal, aga meid on harlistid, matkamehed, chopperistid seal ja nii edasi, eks ole, neid alaliike on hästi palju ja kahtlemata igal sellel alaliigil on oma idee, miks ta niimoodi riietub, miks ta niimoodi sõidab või käitub, eks ole, mootorratta peal. Et matkamotoristide hulka, kuhu ma ennast loen, nemad otsivad nagu seda neid kaugeid maid ja iseenesega hakkama saamist seal kuskil tuhandete kilomeetrite kaugusel kodust, eks ole. Ja palju niisuguseid asju, mis veel selle matkamotorismi juurde tuleb, eks ole. Sa pead looduses oskama käituda, mitte teda vägistada ja et ka teisel tulla seal oleks hea, eks. Ja ma arvan, see ongi nüüd ütleme matkamotoristi niisugune kreedo, et mida ta tahab oma elust. Palju on see, kui kaugel on käidud ja palju selle ratta seljas nüüd veedetud aega? No tuleb vist oma 30 aastat, 400 000 kilomeetrit olen nagu suure joonega kokku löönud. Et sõidetud on palju ja nähtud on palju ja see on palju aitanud nagu elus nagu hinnata väärtusi. See on põhiline, et see niimoodi käitudes õpid hindama väärtusi, mis on sinu ümber. Et sa ei ütle halvasti lihtsalt sellepärast, et sul on halb tuju või sul on raske, et sa kõige tähtsam on nagu müüa naeratust. Kõik müüme ennast mingil määral, et teeme tööd ja sama selle eest palka, see on nagu teatud mõttes ju ennast müümine. Aga mulle on palju küsitud, et Igor, et miks sa niimoodi teed? Et mida sa selle eest saad, mida sa müüd? Ma ütlen, ma müün naeratust. Ja see asi on alati õnnestunud. Kui nüüd olla sellega pikad distantsid ratta selle kahekesi, et ratta kahekesi, kas see nagu aeg ei lähe nagu igavaks või selles suhtes on nagu füüsiliselt pole ju ka kõige kergem seal olla, et tegelikult motomaatika läbib päevas suhteliselt palju kilomeetreid? No jah, mul on endal üle 1000 kilomeetrit tulnud päeva läbi sõita, aga see ongi see põhjus, miks ma nii käitun, et ma panen ennast proovile, ma panen oma ratta proovile ja kui ma olen ennast nagu tõestanud, et ma saan sellega hakkama, see on väga hea tunne, suurepärane. Ja kus viimati sai käidud ja kui kaugel? No viimati me käisime Hispaanias, see nüüd ei ole nüüd eriti kauge, see 6000 kilomeetrit, aga ikkagi ta oli väga vaheldusrikas, ütleme siin seiklus ja sai mägedes sõides Austrias, Saksamaa kiirteede peal, nii et ta jäi mällu. Võib-olla üldse, kui mõelda nüüd kogu oma nagu tagasi teel selle ratturina, et mis on see, mis võib-olla kõige, nagu nüüd äkki, kui nüüd küsida, äkki tuleb meelde, mis on nagu kõige eredam või selline, mis nagu on see, mis hetkel tuleb või kuidagi jäänud kõige rohkem eredamalt meelde? No kõige eredam hetk on iga aasta siis, kui ma lähen oma 1000-mehelise ja naispere ette seal, kui on laupäevane autasustamine ja ütlen, et tere motoristid. See on praktiliselt parim hetk elus. Ja kas see on nüüd olnud juba nii pikalt ja kas see on ka nagu plaanis jätkata seda või on nagu selline tunne, et see on nii pikalt olnud, et võib-olla võiks nagu puhata? No ma arvan, et ma ilmselt jätan siis pooleli, kui see kett
nende aastaarvudega jõuab nii pikale, et ta mul jalgadesse kinni jääb, et ma enam käia ei saa, siis ma lõpetan ära. Aitäh! Urmas Kaunisto, kui Jõgeva treffi üks peakorraldaja, võib-olla selline esimene kui suurem muudatus, mis on toimunud nende aastatega, kui oli 1992 ja nüüd vaadata 2002? Esimene kõige lihtsam asi muidugi eestlaste osakaal, mis on ikka oluliselt tõusnud. Ja noh, tehnika on ikka muutunud. On isegi need vene aretused on samamoodi läinud, nende kvaliteet on läinud igati paremaks, nende ehitus ja välimus ja on oluliselt paranenud ja muidugi sõiduvarustus on ikka see, mis on oluliselt muutunud. Mida me ise oleme suured rukkafännid ja me näeme, kuidas inimesed hakkavad neid rukka asju kasutama aina rohkem ja rohkem, mis on tõesti maailma parim. Samas, kui nüüd mõelda sellele aastatele tagasi, et kui te olite koos, et kas oleks uskunud, et nende aastate pärast on kõik nii suur ja et see üritus on tõesti saanud sellise kandepinna? Kui seda usku ei oleks olnud, siis oleks olnud raske seda jätkata, aga me nägime seda, et maailmas asi on juba nii palju paigas, et no see peab Eestis samamoodi minema ja midagi teha ei ole. Mida ta nüüd eeldab tegelikult just sellise ürituse korraldajat võib-olla kõige rohkem? No, meie oleme nii omavahel arutanud, et üks asi on see, et sa oled ise sõidumees. Et sa ei ole lihtsalt selline ametnik. Ja sind teatakse kui sõitjat ja sa sõidad ja. Mida eeldab just sellise ürituse Jõgeva treff korraldamine kõige rohkem? Positiivset meelsust selle ala suhtes loomulikult ja et sa oled ise sõitja ja sa tunned väga paljusid isiklikult neid inimesi ja kui sind teatakse kui matkameest, sõidumeest, siis näitustel igal pool tullakse sinu juurde, lüüakse patsi ja asi ajamine käib hoopis lihtsam. Mis on see Jõgeva treffi korraldajate moto? Jõgeva maa tuntuks on meie lihtne lendlause. Ja kui palju olete teie selleks andnud, et see Jõgeva on saanud tuntuks? Tegelikult on väga tuntuks saanud läbi just selle Jõgeva treffi. No tõesti, me oleme püüdnud, kuna siin ongi keeldused selleks, ütleme see sama Kuremaa ja järv ja park ja kõik on selleks olemas. No ega siis ei olegi nagu vaja veri ninast punnitada, sest oma taustaga sa lihtsalt lood selle olukorra ja ongi kõik. Isiklikult, mis teile nagu meeldib ja mis hoiab nii kaua selle ala juures? No sa oled, ise me oleme sõitvad motomehed. Ega teistmoodi ei olegi, see usk on või teda ei ole. Kõik. Mis see on selline, et iga ühel on nagu oma feeling või mingi see, et aga just isiklikult, et kui sa nüüd peaksid selle nüüd sõnadesse peal, mis sa ütled, et mis see nüüd on, et mis sind hoiab selle juures? Ma olen nagu enda jaoks mõelnud, et 3 asja, eks ole, reisimine, tehnika, huvi ja hea seltskond. Ja kui palju saab aastas oldud ratta seljas? No minul on nüüd sellel hooajal on juba pisut üle 10 000. Ja mis on selline keskmine tavaliselt sellise motomatka ja selline keskmine kilomeetris aastas? No oleneb riigist ja oleneb inimesest. No sõidetakse seal kuni 40 000, oleneb, kui sul on pikk Euroopa reis, siis need kilomeetrid tulevad. Aga kui sa oled kohalik sõitja, siis tuleb neid muidugi hoopis vähem, ega siin muud kavalust ei ole. Kas see Jõgeva treff on just mõeldud nagu siklisõitjate või just nagu matkajatele või on siin nagu kõik erinevad, nagu Harley-vennad, motomatkad, et see on vist ikkagi kõik koos? Jaa, me oleme mõelnud, et kõik võivad tulla ja et kõik näeksid ka teisi stiile ja saaksid neist aru ja vennad motomehed kõik. Et siin ollakse nagu suur üks pere? Absoluutselt nii. Et ei ole vahet, millega oleb ja millises ikkagi? No ei ole veel mingisugust silmaga nähtavat erisust nüüd küll tekkinud siin. Aitäh ja soovin edu tulevateks aastateks. Aitäh sulle ka. Aitäh.
Kas oli siin kuskil? Jõuab. Ma tõmban kokku natuke. Jätame vahe, saab vahele. Soe, ei saa lahti. Keep smile. Või patsi ka vaba käega? Ei noh, kuule igal asjal on oma piir. Prillid ette ja filmid pealt Andres. Soe, hea. Rahul pole. No pillasid mütsi maa. Kas sul oli Blacki müts kuskil? Jaa. See on tee peal. Kätki põleta õige. Ahoi. Pane prill ette, siis läheb koledam väljagi, et õhtul on. Ta peab olema selline madal, väikene peab olema niisugune madala tagumiku. Madal! No nüüd on küll õige koha peal see kaamera. Seda kindlasti. Pruunid silmad läksid siniseks kohe. Nüüd see. Ja. Ja noh, vahet ei ole. Eelmine kord võtsime ka mingi jumalast peaks suva kundiga niimoodi. Me võtsime väikse kolonni, sina läksid täiesti ihmaga, me võtsime väikse kolonni kokku, läksime väikse kolonniga. Mis keegi ei teinud? Oma kolonni tegid. Tegime oma kolonni. Mulle ka üks. Oi viitsi, oot! Joo, siis anna mulle ka lonksu. Minu õlu ei olnud too. Kogu aeg jutust on ju.
Sami, että kun sä kilpaset trial-pyörällä, että minkälainen trial-laji tää on, kun niitäkin on erilaisia? Ja minkälainen juuri se sun laji ja sun pyörä? No, tää on semmonen, että sanotaan moottoripyörä stunt show. Oikeastaan tää on tuolla Keski-Euroopassa tosi suosittua jo. Ja on nyt Suomessakin kovasti nousussa jo. Tää on oikeastaan sellainen ihan erikoishomma. Tällä ei oikein kunnon nimeä edes. Onko se aivan uutta tai sillä ei ole kilpailu vasta, kun se on show, että sillä sitten ei ole? Maailmalla on jotain kilpailuja jo järjestetty muutaman vuoden, mutta se on nyt vasta oikein yleistynyt. Ja mikä on se perusarvo tai perussäännöt tai mikä siellä yleensä tapahtuu, että millä perusteella se tapahtuisi yritys? No siellä kilpailuissa on silleen, että annetaan vaikka yksi ja sama pyörä ja sitten jokainen käy näyttämässä jotkut pakolliset kuviot vaikka ja sitten saa omavalintaisia temppuja tehdä. Ja sitten tuomaristo arvostelee. Ja missä sä oot käynyt kilpailemassa ja mikä ovat sun parhaat? Mä en ole vielä, Suomessa ei ole kilpailtu vielä. Mä en ole yhtään kilpailua en ole käynyt, että ne on vaan tämmöisiä näytöksiä. Ja missä tää pyörä on? Ei niitä jo ei saa jo kaupasta, että onko se jostakin itse pitää rakentaa tai tuleeko se sitten Euroopasta? Nämä on oikeastaan molemmat pyörät, niin näitä on vaan vähän rakenneltu. Eli toikin pyörän sinne on vaan tuollainen takarauta rakennettu. Ja tää on oikeastaan ihan 1200 Suzuki Bandi, mistä on vaan katteet revitty irti ja vaihdettu sarvet. Ja takaiskun vaimentimia on vähän muunneltu. Hyvin pienellä muutoksilla. Mutta mistä tuli tää kiinnostus tai mistä tää eka kerta, että sä näyttää? No, Suomessa on semmonen lajin pioneeri kuin Arto Nyqvist. Mä olin pikkupoika joskus 80-luvun alussa ja mä näin TV:stä ja hän ajeli just tälleen, niin mä ajattelin, että mä kans joku päin. Ja se on nousussa nyt Suomessa vai mitä se tilanne? Joo, kyllä. Ja mikä on sun aikaisemmin harrastukset tai missä sä aikaisemmin kilpailit, että se on näin? Mä oon nähnyt kaikenlaisen moottoripyörällä, motocrossia ja mä en oo ikinä kilpailu. Kun vanhemmille ei ollut varaa kustantaa mun kilpailua, niin mä vaan pelleilin. Ja nyt mä pelleilen taas. Ja mistä sä tykkäät eniten, että miksi sä on jäänyt tää laji sulle? Että sä oot nyt valinnut vaan uuden vähän tämmöisen tyylin. No aikaisemmin mä harjoittelin, mä tuolla yksin ajelin. Ja sitten kun näki, kun ihmiset välillä tuli sattumalta katsomaan ja tykkäs siitä, niin mä ajattelin, että miksei näitä voisi isommillekin yleisöille. Ja tästä hommasta mä tykkään tosi paljon. No mikä tää, kun sanot, että täällä nyt on aivan toisenlaista tää meininki vähän, että sopiiko tämmöinen tänne? Erittäin hyvin. Minusta tää sopii tänne paremmin kuin Suomeen. Että täällä on yleisökin on paljon paremmin ottaa vastaan. Tosi kiva. Että kaikki meni hyvin. Kyllä. Kiitos. Hyvää jatkoa sulle. Kiitos. Kiitos. Sekin, mikä tuo pyörä on tarkoitettu, niin sehän on just sitä maastostemppua. Toi on niinku trial-pyörä, mutta siinä on vaan penkki. Tuo on just tuon takia siellä. Täällä on tosi kiva pyörä. Me on toivottukin, että just nimenomaan se porukka olisi saanut. Saatiin tehtyä aika hyvä show, ainoa vaastava asfaltti, niin liukkaan kantti. Tekee stoppeja olla. Heikorin kala jo jäi pois. No se oli muita haavereita siinä temppuja tehdessä, meni yksi. Meni kahvalla. Luovitaan kuitenkin. Ei, kun me ollaan niinku yrittänyt vaan Sami tekee Mä muistan, kun mä kävin nuorena katsoa Suomessa, se kävi noissa kiihoissa. Noin semmosia. Joo, pitkä pissa ei missään jonoissa, kaikki oli katsomassa. Mä näin näet Västeråsissa. Ei, Ruotsissa on ollut tosi. Joo, Ruotsissa.
olin suosittanut paikka etsiä ja syrjäinen paikka, jotain teollisuus. Alari. Alari. Tarmo. Parasta ikka meelest. Ma olen bodyguard. Imre, Jõgeva Treff on ju tegelikult rohkem selliste karmimate meestega, kas nüüd ringraja kutil, miks te siin olete üldse oma kiirete ratastega? No ise ütleb karmimatele meestele, mina nüüd ringrajasõita ei ole, aga ma käin vaatamas ja ise sõidan tänavatel. Ja mis sa arvad, et seob see üritus nagu teid või on see, et ikkagi ta on rohkem nagu Harley ja selliste prätkavendadega? Ei ole Harley, see on võib-olla pigem legend, ma arvan, et seob ikka need 2 ratast, kõik mis rattad sul on. Ja sina kui arvastad nagu kiirust, et võib-olla ütled, et mis sul on nagu tippkiirus, mis sa oled oma rattaga saavutanud? Päris palju. Politseikroonika. 295. Ja mis sind hoiab selle juures, just selles suhtes selle ringratta juures, et kas see kiirus või see ratas või miks see valikuid on palju, millise ratta kasuks otsustada, võid ju motoklassiga sõitma minna? Kiire, nii kui keerad, nii kohe tunned. Ja kui palju sa üldse sõidad ja kus sa käid sõitmas, et üks asi on võistlused, aga kus sa vabal ajal käid? Põhimõtteliselt Tallinna ümbrus. Ja see üritus siin, et mis sa arvad, et võib-olla pole kõige rohkem siin just nagu paigivendast, et on see selline üritus, kuhu nad võiksid ka tulevikus rohkem tulla? Motoüritusel peaks kõiki nagu ühendama minu meelest. Ja see üritus on, mis ühendab? Jah? Võidule hea muidu. Taama, kui sa sõidad võib-olla rohkem ringal võistlustele, et mis sind tõi siia Jõgeva Treffile? Koos viibimine sõpradega ja üldse kihvt nagu olla nagu vabalt. Kas endal on üllatus, et tegelikult on siin ringraja vendasid niivõrd vähe võrreldes teiste igasuguste muude rattaomanikega võrreldes? Ei ole üllatus. Paljud mootorratturid, kes siia tulevad, sõidavad nagu maal ja igal pool mujal, et ringrada ja see üritus nagu ei lähe üldse kokku. See on nagu vaba klass. Aga mis on nagu ringrajakuntide kõige suurem selline, võib-olla võrreldes Jõgeva Treffiga sellist ei ole, aga kust te nagu kokku saate või on need ainult võistlused? Sõidame ka vabalt, tänava peal, oma ringrada. Aga toimuvad teil salasellised kiirendusvõistlused või kuskil, mis see tegelikult lubatud ei ole või mida nagu ei teata? Ei, me selliseid võistlusi ei korralda. Teeme lihtsalt oma huvide mõttes. Teeme niisama linnavahel tiire. Ja mis sulle endale nagu meeldib selle ala juures kõige rohkem? Mis seda on hoidnud selle juures, et teed ka seda nagu võistluspordile? See on ala, kus ma saan ennast täiesti vaba välja elada ja ma ei pea mõtlema millegi muu asja peale, tööle ja muule, et ma olen nagu teine inimene, kui ma käin võistlustel ära, et see on nagu minu jaoks nagu ekstriimsport või midagi sellist. See tunne, mis ta annab, ei saa nagu millegi muuga võrrelda? Ma arvan küll, et ei saa. Aitäh! Tahaks olla linni, sa vaatas vähän. Ja kun sä vielä ei kuule ja meille näe, siitä haluat ilo vaata. Sellel on siis vahemalt 17, aga veel loo. Juba selle külje ta kulutas juba. Joosep, et sa oled nüüd siin enduro-ratta ja millisega? No see on KTM Adventure, üle-eelmise aasta Paris-Dakari võitja. Ja kuidas sa ise arvad, et sobib selline ratas ja Jõgeva Treffile? Ma ei ole peale sinu siin kedagi sellisega märganud. No ega ei ole jah, ma tegelikult suundasin Lõuna-Eestisse kohustuslik pool treeningkilomeetreid läbima ja siis põikasin läbi siit. Ja mis plaanid sul selle rattaga on ja mis sa mõtled teha, mis sul on, et sa siin treenid, et milleks sa treenid? No vaatame, siin mingisugused salaplaanid on praegu, nendest väga ei taha rääkida, aga
aga tahaks natuke võimalikult palju kilomeetrit koguda, mitte mööda asfalti. Aga kuidas oli täna siin üldkolonnis nüüd selle enduro-rattaga siin kolonnis olla? No, mul on natukene keeruline sellepärast, et siin on nagu võistlusmootor vahel ja sellise kiirusudest tahab üldiselt keema minna tegelikult. Et ma lasin nagu vähe hooga teistest mööda. Lõpus oli suht kriitiline juba. Aga kas oli endale ka üllatus selline sõbralikkus ja see, et kõik on erinevate ratastega ja siin on ju ühest äärmusest teise, et mis sulle endale, mis mulje kogu see üritus sulle endale on nagu jätnud? Tead, ma ei ole siin nagu väga kaua olnud, aga mulle muidugi kõige parema mulje, et üks mees, kes sõits niidirullil, oli pandud mingisugune laud külge nagu tõukekaga. See oli nagu kõige rajum asi, mis ma siin nägin, aga tegelikult ma arvasin tegelikult, et Superbike ja Superspordi ja Hyperspordi mehi on natuke rohkem. Et ma tegelikult oleks ootanud natukene veel suuremat mitmekesisust, aga need asjad, mida siin kohalikud Eesti poisid on ehitanud Vene ratastest, mingid sellised rotikad mõned ja need olid nagu päris rajud. See oli päris naljakas. Muie oli näol, kui sõitsid mööda seda riba, mis siin oli. Paraat tähendab. Ja mis sa ise, kui sa oled nüüd selles suhtes öelda, et selline just rattafänn, et võib-olla mis need suunad on ja kuhu see disain on nagu minemas hetkel? No, disaini asi praegu on nagu väga murranguline, sest et uued tehnoloogiad võimaldavad ehitada praegu selliseid rattaid, mida varem ei olnud võimalik. Ja rattad on väga kergeks läinud ja väga võimsaks läinud ja see aasta on üks suuremad uute supersportrataste tuleku aastaid üldse. Et Münchenis septembrikuus näitakse 2003 rattaid, seal on superbikeide ja supersportide laviin. Et kõik Saksa septembris ruttu. Aga motocross? Motocross elab oma jõulist elu üsna regulaarses rütmis. Uued rattad on väljas, hooaeg hakkab lõppema, meeskondlikud maailmameestrivõistlused Ameerikas on ja sealt edasi hakkab superkrossi hooaeg. Aga supermoto on see, mis on praegu selline märksõna number 1, mille peale kõigil kannataks kõrvu liigutada ja inimestel kannataks võib-olla otsida rattaid, supermotorattaid ja proovida neid, et võib-olla see on just see, mida nad on väga igatsenud. Aitäh! Palun! Välja. Huvitav asi on. Mõni asi nagu laud. Tere ta ju kõvasti trikki välja teha.